See sõda väljub Vladimir Putini kontrolli alt. Mõned Venemaa suurimad pangad piiravad nüüd oma klientide väljamakseid. Ja te teate küll, kui pangad hakkavad hoiustajatele ütlema, et nad ei saa oma raha välja võtta, siis järgneb pangajooks. Ja seda ei saa Kreml endale lubada. Olukord on nii halb, et üks Venemaa mõjukamaid oligarhe andis avaliku intervjuu hoiatades, et pangakriis on peagi käes, kui Ukraina ei lõpeta rünnakuid. Selles videos tahan ma teile näidata, miks Ukraina nägi seda kõike juba ette ja miks Ukraina luure valis vaikselt välja konkreetse sihtmärgi, mille nad teadsid avaldavat survet Venemaa pangandussüsteemile. Ja see on alles algus. Isegi tavalised venelased pöörduvad nüüd Putini vastu, filmivad oma telefonidega videoid ja paluvad avalikult Ukraina armeel oma linnadesse tulla. Need venelased tahavad, et Ukraina vabastaks nad Putini võimu alt. Olukord on nii hulluks läinud, et Putin palub taas abi Põhja-Korealt, täpselt nagu eelmisel korral, kui Ukraina sõdurid Vene territooriumi üle võtsid. Nagu te juba teate, minu nimi on Sam ja te vaatate saadet Business Basics. Hakkame siis pihta, alustades kõige suuremast, pangajooksust. Mõned Venemaa suurimad riigipangad on kokkuvarisemise äärel ja Vene oligarhid astuvad nüüd avalikult välja ning hoiatavad Kremlit, et see olukord ei kesta kaua. Siin on meil mõjukas oligarh nimega Oleg Derspaska ja ta ütles just avalikult, et kui Valberis kokku kukub koos sellega ka Venemaa pangandussüsteem. Kuulake seda lühikest klippi ja siis räägime, kuidas see kõik omavahel seotud on. Wildberrysi pankrot hävitab pangandussüsteemi. Nagu ütleb vanasõna, kui sa oled pangale võlgu 1 000 000, on see sinu probleem. Aga kui sa oled võlgu 1 miljard, on see juba panga probleem. Ja Wildberrys ei ole võlgu 1 miljard, vaid miljardeid. Ma ei hakka hoiustajatele nõu andma. Nad on kõik täiskasvanud ja saavad ise aru, mida teha. Aga inimlikul tasandil tunnen ma neile kaasa. Siin on kõik numbrid ja olukord on 2025. Aastaks ainult halvenenud. Ainuüksi eelmisel aastal võtsid Venemaa 5 suurimat tehnoloogiaettevõtet kokku $27 miljardit laenu. See number oli juba 53% suurem kui aasta varem laenatud summa. Ja umbes $18 miljardit sellest kogu võlast kuulub vaid ühele ettevõttele. See ettevõte on Wildberries. Juba enne kui Ukraina rünnakud Wildberrysi ladudel algasid, oli see probleemne, sest Wildberry on suur ettevõte. Aga nende võlg oli palju suurem, kui ühel tervel ettevõttel peaks olema. Ja just sellepärast märkis Venemaa keskpank selle probleemi avalikult majandusele ohuks. Ja nüüd, kui me teame, et Wildberrysi laod põlevad, ja ma mõtlen seda sõna otseses mõttes, on pangad, kelle käes see võlg oli, hakanud tegema midagi, mida nad lubasid kunagi mitte teha. Vaadake seda raportit. VTB, üks Venemaa suurimaid riigipanku, on hakanud piirama klientide ligipääsu nende enda rahale. See tähendab, et tavalised venelased, kellel on selles pangas konto, ei saa välja võtta neile kuuluvat sularaha. Muidugi ütleb pank, et selle probleemi ametlik seletus on võrgu ülekoormus. Aga tegelikkus on see, et Putinil on sõjaks raha vaja ja tundub, et ta saab seda pankadest, kuhu inimesed oma raha panevad. Ja kui hakkad selle panga bilanssi vaatama, saad aru, et neil on veel üks probleem. Sa tead seda. $18 miljardi suurust võlga. Millest me rääkisime? Mida Wildberries võlgneb? Noh, arva ära. $10 miljardit. Sellest laenust tuleb just sellest pangast, VTB-st. Just see sama pank, mis nüüd ütleb venelastele, kuulge, võib-olla ärge täna oma raha välja võtke. Tulge homme tagasi. Minu jaoks isiklikult on selle loo kõige huvitavam osa see, et Ukraina teadis seda justkui ette. Ukraina luure tuvastas selle nõrkuse vaikselt juba ammu enne, kui rünnakud Wildberrysi vastu tegelikult algasid. Ja just sellepärast arvan ma, et nad hakkasidki neid ladusid ründama. Muidugi oli sellel ka muid eeliseid, näiteks Venemaa logistika kahjustamine rindel. Aga üks suurimaid eeliseid on muidugi surve Venemaa pangandussüsteemile. Siin on tõestus. Järgmises klipis kuulete Firepointi tegevjuhi sõnu. Firepoint on justkui Ukraina Lockheed Martin, üks suurimaid kaitsetööstusettevõtteid, mis asutati selle sõja ajal. Ja nüüd toodab see suure osa Ukraina droonidest. Ja siin selgitab kaasasutaja seda strateegiat avalikult. Kuulake. Wildberrysi ja Ozoni lõpetamine on hädavajalik. See viib pangandussüsteemi kokkuvarisemiseni, kuna nad on ühed peamised laenuvõtjad. Muide, peatume kõigepealt sellel. Lõpetame rääkimise Wildberrysist ja Ozonist. Miks me seda teeme ja mis edasi saab? No. Wildberries on Venemaa suurim laenuvõtja ja kui me selle maha võtame, toob see paratamatult kaasa väga paljude pankade kokkuvarisemise. Vähemalt VTB. VTB pani kõik Wildberrysi peale. Nad ootasid, et saavad kogu selle 70 miljoni Wildberrysi kliendibaasi. Ma ei mäleta. 60 miljonit vist. Wildberrysi kliendibaasi oma klientideks. Automaatselt.
ja VTB-l ei läinud niikuinii eriti hästi. Ja nüüd lähevad triljonid rublad laenudes jäädavalt kaotsi. Ja see võib viia Venemaa teise suurima panga kokkuvarisemiseni. Ja see peab jätkuma. Lisaks on see igapäevaelu häirimine. Lisaks on see kümnete tuhandete ettevõtete kokkuvarisemine, kes oma maksudega toetavad seda armeed, toetavad seda hullumeelset ja teenivad neid Venemaa imperialistlikke ambitsioone. Ja sellepärast on see väga oluline meede. Äärmiselt oluline meede. Nii et Ozon järgneb Wildbergsile, eks? Ma arvan küll, sest loomulikult need Ukraina löögid kahjustavad ka Kremlile kuuluvaid rahalisi vahendeid, ehk siis Kremli eelarvet, otseselt. Ja sellest räägime kohe varsti. Aga enne seda tahan ma natuke rääkida sellest klipist, mida me just kuulasime. Sest ma olen natuke kahe vahel. Miks kõrged ametnikud või siis tippametnikud avalikult seletavad Ukraina strateegiat taskuhäälingus? Nüüd, meiegi teeme taskuhäälingut, nii et me hindame seda, et ta annab meile sisu, millest rääkida. Aga kui sa oled sõjas, kas poleks mõistlik oma plaane saladuses hoida? Nii oleks Venemaa rohkem üllatunud selle üle, mille poole Ukraina tegelikult püüdleb. Aga see on vähemalt minu arvamus. Aga lihtsalt, et omaenda seisukohale vastu vaielda, see on selles olukorras mingil määral loogiline. Sest pangandus on süsteem, mis põhineb usaldusel. Vene inimesed usaldavad, et need pangad ei lähe lihtsalt põhja. Tead küll, nende raha on ka järgmisel päeval turvaline. Ja öeldes midagi sellist avalikult rääkides panganduskriisist, mis võiks nende Ukraina rünnakute tagajärjel tekkida, loodab Ukraina justkui, et ehk see usaldus muutub nõrgemaks. Nii lõpetavad rohkem vene inimesed oma raha nende riigipankadest väljavõtmise ja see paneb pangandussüsteemile rohkem survet. Ja loomulikult aitab see Ukrainal saavutada seda, mille poole ta püüdleb, tekitada Venemaal panganduskriis. Nii et võib-olla selles olukorras on mõistlik seda avalikult jagada. Aga ma arvan, et igas teises olukorras ei ole ilmselt hea mõte, kui suure kaitsetööstusettevõtte tegevjuht läheb avalikult rääkima sellest, mida Ukraina teeb ja mille poole nad püüdlevad. Nagu ma varem ütlesin, levib see kriis nüüd ka teistesse tööstusharudesse Venemaal ja see kahjustab Kremli rahakotti. Me näeme nüüd, kuidas venelased avalikult kuulutavad, et nende rünnakutest tingitud kahjude tõttu ei kavatse nad enam makse maksta. Ja nagu Napoleon kunagi ütles, on sõja võitmiseks vaja 3 asja. Raha, raha ja raha. Ja see raha, mida Putin vajab, peab tulema maksudest, sest Ukraina on ta raskemaks teinud selle nafta eksportimise, millest ta nii meeleheitlikult sõltub. Kuulake nüüd, siin on üks vene naine, endine Wildbergsi müüja, kes selgitab, et ta ei kavatse enam makse maksta. Te peate aru saama, mis tulemas on. Wildbergs ei kavatse seda raha tagasi maksta. Nad lihtsalt ei tee seda. Nad on isegi blokeerinud inimeste võimaluse seda raha välja võtta. Laenud, võlad, töötajad. Kuidas ma peaksin kellelegi maksma? Ma juba mõtlen inimeste koondamisele. Kuidas ma peaksin neile maksma? See ongi kõik. Kuulõpp. Kõvasti, nagu öeldakse. Sest see on täielik põrgu. Maksud? Millega ma peaksin kuradima makse maksma? Ma ei kavatse makse maksta. Minge kuradile. Laenud on täpselt sama kuradi asi. Mind ei huvita see enam ka. Kui kedagi ei koti minu probleemid, siis nüüd ei koti mind ka pankade ja kõige muu probleemid. Just sellepärast palubki praegu Vladimir Putin Põhja-Korea Kim Jong-unilt rohkem sõdureid. Ja ma räägin sulle kohe uuest kokkuleppest. Aga mitte ainult Putin ei palu. Putin enda pressiesindaja Dmitri Peskovi naine palub ka avalikult. Ja seekord palub ta Euroopa Liidult. Muide, see lugu räägib sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, kui silmakirjalikuks on Venemaa valitsev eliit muutunud. Vaata ise. Aastaid on Dmitri Peskov väitnud, et Lääs ja eriti Euroopa Liit tahab Venemaad hävitada. Ja nüüd kaebab tema naine Euroopa Liidu kohtusse, kuna talle on sanktsioonid kehtestatud ning nõuab $2,3 miljonit mainekahju hüvitamiseks. Las ma annan sulle kiire ülevaate sellest loost. Talle kehtestati sanktsioonid 2022 aasta juunis. See oli mõned kuud pärast seda, kui Putin alustas seda sõjalist erioperatsiooni. Sanktsioonide tõttu on tal keelatud reisida EL-i riikidesse. Nüüd kaebab ta avalikult sanktsioonikomitee Euroopa Liidu kohtusse, lootes, et keeld tühistatakse. Sest tema sõnul ei selgita Euroopa Liit täpselt, miks talle sanktsioonid kehtestati. Ma arvan, et see on natuke seotud selle pildiga. Võib-olla peaks ta vaatama, kes tema abikaasa on. See on see vana hea Vene eneseõigustuseks. Samal ajal süüdistavad Vene eliit ja poliitikud ise läänd kõigis probleemides, mis Venemaal toimuvad. Nende raha on läänes, nende lapsed käivad lääne ülikoolides ja isegi nende pereliikmed, nende naised elavad läänes. Nad tahavad nii väga läänes elada, et nad kaebavad isegi avalikult EL-i kohtusse, teades samal ajal, et see kahjustab kõigi asjaosaliste mainet. Muide, see meenutab mulle seda pilti Venemaa välisministrist Sergei Lavrovist. Vaadake, see oli video, mille ta avaldas, kus ta rääkis, kui väga ta vihkab läänt, kandes samal ajal T-särki, mille on kujundanud New Yorgi kunstnik, kandes Apple Watchi, mille taga on samuti Ameerika ettevõte ja loomulikult kasutades selle kõige jaoks iPhone'i.
ta oli üleni lääne toodetega kaetud, samal ajal kui rääkis, et vihkab läänt. Kahjuks on see üks sanktsioonide probleemidest. Oligarhid ise tavaliselt kunagi tegelikult ei kannata. Kannatavad tavalised inimesed. Ja lootus on, et see avaldab oligarhidele survet, et nad teeksid midagi selleks, et see sõda lõpetada. Aga kahjuks nad ei tee midagi. Kuid õnneks meie jaoks. Tavalised venelased räägivad avalikult ja väljendavad, mida nad tegelikult arvavad Putini otsustest. Ja täna tahan teile näidata üht kõige šokeerivamat klippi, mida ma selles sõjas näinud olen. See on noormees, kes elab Peterburis ja kutsub avalikult üles Ukrainat, Ukraina armeed tulema tema linna ja vabastama ta Putini võimu alt. Kuulake. Mina, Mihhail Danilovitš Sinitsin, Venemaa Föderatsiooni kodanik, sündinud 9. detsembril 2007. Registreeritud ja elukoht Peterburis, soovin pöörduda Ukraina relvajõudude uue ülemjuhataja Mihhail Drapati poole. Oma nimel, kõigi oma sõprade ja tuttavate nimel, välja arvatud minu vatnikutest vanemad ning sisuliselt kogu Peterburi rahva nimel, tahan öelda, et ootame oma linna vabastamist. Oleme valmis tervitama Ukraina armeed lillede ja Ukraina lippudega. Muide, neile, kes ei tea, Peterburi on Putini kodulinn. Siin ta sündis ja siin alustas ta oma poliitilist karjääri pärast KGB-st lahkumist. Ja põhjus, miks ma ütlen lahkus, on see, et me ei tea täpselt, kas ta üldse kunagi KGB-st lahkus. Ta on rääkinud 3 erinevat lugu sellest, kuidas ta KGB-st lahkus ja seda 3 erineval ajal. Kui ta oleks tegelikult organisatsioonist lahkunud, siis ma arvan, et tal oleks üks kindel lugu, mida ta iga kord kordaks. Aga ta muudab seda iga kord, kui temalt selle kohta küsitakse. Nii et võib-olla ta polegi tegelikult kunagi lahkunud. Aga see on juba teise video teema. Tulles tagasi selle video juurde, siis pole ainult see mees, kes Putini üle kaebab. Meil on teisi inimesi, Vene näitlejaid, kes kutsuvad avalikult Putinit tagasi astuma. Nad ütlevad avalikult, et nad ei austa Putinit presidendina. Kõik Venemaal, kõik noored Venemaal tegelikult vihkavad Putinit. Ainus põhjus, miks inimesed ei taha sõna võtta, on see, et nad kardavad. Kuulake seda klippi. Vladimir Vladimirovitš Putin. Tere. Nimi on Leša. Ma olen teatri- ja filmitegija. Ma ei taha, et sa oleksid minu president. Lahusta kogu valitsus. Ma ei taha vaadata sinu telekat. Ma tahan kuulata oma laule. Ma ei taha kasutada VK-d. Ma tahan kasutada Instagrami, sest see on parem. Jah, ma olen Zoomer. Ma käisin harva valimas. Ma ei pööranud poliitikale üldse tähelepanu. Aga kui ma sain 14-aastaseks, tulin kooli inglise keele tundi. Ja mu õpetaja ütles mulle, et tal läks oma parima sõbraga Krimmi pärast tülli. Krimmi pärast? Ma ei arva, et Krimm on meie oma. Ja see ei ole mingi kõlav fraas. Ükski minu eakaaslane ei arva nii. Kui inimesed võib-olla kunagi nii arvasid, siis nüüd ma ei teagi, millest rääkida. Ma ei tea, mida öelda. Kogu minu Instagrami vuug. Kõik mu sõbrad kas lahkuvad, on šokis või lihtsalt ei räägi sellest. Ma ei tea. Ma ei tea, kus need inimesed on, kes armastavad sind presidendina ja austavad sind. Sa ei ole minu president. See on kõik, mida ma tahtsin sulle öelda. Nüüd tundub, et kogu see surve hakkab tegelikult Putinit mõjutama, sest ta ütleb avalikult asju, mis lihtsalt ei ole loogilised. Ma ei ole päris kindel, kas see on tingitud Venemaa majandusest või kogu sellest survest, mida ta tunneb. Või Venemaa kaotustest rindel, või on asi lihtsalt selles, et ta jääb vanaks. Aga ta ütleb asju, mida ükski diktaator ei tohiks avalikult öelda. Ta räägib sellest, kuidas ta ei tea, mida ta teeb või mida rahvas teeb, kui see sõda läbi saab. Inimesed jäävad justkui kaotsi, nii et ta ei taha sõda lõpetada ja muud sellist. See jätab tõesti mulje, nagu oleks tal mõtteauk. Aga me teame ühte asja. Putin ei taha seda sõda niipea lõpetada. Ja me teame seda sellepärast, et alles eile oli president Zelenski ise siin Ameerika Ühendriikides ja andis intervjuu, kus ta rääkis sellest, kuidas see sõda lõpeb, mida ta loodab ja miks ta loodab, et Putin nõustub väga varsti relvarahuga. Vaatame nüüd neid intervjuu lõike, mis meil olemas on. Selles esimeses lõigus küsitakse Zelenski käest Krimmi kohta ja seda, kas ta tahab Krimmi tagasi või on ta valmis lihtsalt mingisuguse relvarahuga Venemaaga nõustuma, et sõda lõpetada. Tema vastus ütleb meile palju sellest, mida Ukraina loodab, millised on Ukraina eesmärgid ja millised on Venemaa eesmärgid. Kuulake ja siis räägime sellest. Ma mõtlen, kas Krimm on taas arutuse all? See päris nii ei ole. Või veel mitte, eks näis, ma ei tea. Meie jaoks on kõige tähtsam maa. See on väga oluline, see on meie territoorium, see on meie ajalugu, see puudutab meie kodusid, aga kõige tähtsam on mitte kaotada inimesi. Sellepärast me alati ütleme, et oleme valmis toetama oma liitlaste ideed, et saavutada relvarahu ja siis viia see protsess diplomaatiasse. Relvarahu, et mitte kaotada inimesi. See ongi meie seisukoht. Aga Putin, nagu me näeme, annab täiesti vastupidiseid sõnumeid.
ta tahab korraldada suure mobilisatsiooni. 500 000 uut sõdurit juba sügise algusest peale. See on see, mis temaga toimub. Nii et ma arvan, et see pole üldse määrus, nad on hullud. Nad kaotavad umbes 1000 sõdurit kuus. Millal sa viimati rääkisid Putiniga, kas otse või kaudselt? Otseselt rääkisime, ma arvan, 2019. aastal. Meil oli kohtumine ja siis 2020 aastal oli meil mõned telefonikõned. See on kõik, mul ei olnud pärast seda enam võimalust temaga dialoogi pidada. Zelenski on praegu relvarahuga rahul, sest ta tõesti hoolib Ukraina ja Vene inimeste elude päästmisest. Putin seevastu ei soovi relvarahu, sest ta tahab rohkem Ukraina territooriumi. Tegelikult peaks hoopis Ukraina olema see, kes territooriumi nõuab, sest Venemaa kontrollib praegu rohkem Ukrainat kui enne seda sõda. Kuid vaatamata sellele, et Venemaa kontrollib Ukraina territooriumi, Zelenski on relvarahuga rahul, sest ta teab, et see tähendab, et inimesed saavad naasta tavapärase elu juurde. Inimesed saavad lõpetada võitlemise ja inimesed ei pea enam surema. Aga Putin tahab seda sõda jätkata, sest teda ei huvita, kui palju venelasi sureb. Ja loomulikult ei huvita teda ka see, kui palju ukrainlasi sureb. Teda huvitab ainult see, et täita eesmärgid, mis tal selle sõja alguses olid. Nüüd tahan ma teile näidata veel ühte lõiku samast intervjuust. Ja see on oluline, sest Zelenski ise juhib tähelepanu sellele, et sõjad võivad väga kiiresti muutuda. Kui te olete seda sõda algusest peale jälginud, siis mäletate, et eelmise aasta alguses oli Ukraina tegelikult taganemas. Neid suruti rindel tagasi. Räägiti palju sellest, et rindel on elav jõupuudus. Ja me teadsime, et Venemaa liikus edasi. Ja nüüd oleme siin, kus Ukraina on tegelikult pealetungil. Ukraina ründab sügaval Venemaa territooriumil, isegi rindejoonel, Vene sõdureid. Vladimir Putin kaotab igal aastal nii palju Vene sõdureid. Kuid hoolimata kõigist Ukraina saavutustest on Volodymyr Zelenski väga ettevaatlik tunnistama, et sõjad võivad igal hetkel muutuda. Ja just sellepärast eelistaks ta pigem relvarahu, kui püüda kogu Venemaa kontrolli all olevat territooriumi tagasi vallutada. Kuulake. Ma arvan, et see on tema jaoks tõesti suur probleem. Me saime aru, et see sõda muutub iga 3-6 kuu tagant. Me peame tehnoloogiaid muutma ja sellepärast ongi meil olemas päris kaasaegne sõjatehnoloogia platvorm. Ja meil on palju ettevõtteid, me muudame droone. Täna saavad need droonid lahinguväljal töötada, aga 3-6 kuu pärast enam ei saa. Seega ei saa, sellepärast ongi vaja olla igal hetkel tugev ja tehnoloogiaid muuta ning olla kiirem, sest me peame olema kiiremad kui Putin, sest Putinil on rohkem inimesi kui meil. Ja me peame oma inimesi säästma ning kasutama rohkem tehnoloogiaid kui inimesi. Seda me teemegi. Nüüd näeme juba Venemaa mobilisatsiooni ettevalmistuste esimesi märke. Ainus asi, mis takistab Putinil praegu mobilisatsiooni välja kuulutamast, on Venemaa valimised, mis toimuvad septembri lõpus. Ta ei taha enne seda hääletust rahvast pahandada, kuigi ta teab üsna kindlalt, et ta võidab. Ta tõenäoliselt juba tähistab võitu, kuid siiski ootavad paljud eksperdid, et ta kuulutab mobilisatsiooni välja kohe pärast valimisi. Ja me näeme tegelikult juba ettevalmistuste märke. See näeb välja nii. Venemaa ülikoolidele on ametlikult antud juhised karmistada vastuvõtuprotseduure meessoost kandidaatidele, et need mehed oleksid seaduslikult saadavad mobilisatsiooniks, kui Putin selle välja kuulutab. Lisaks sellele ootavad mõned inimesed juba mobilisatsiooni, eriti Vene mehed. Seega otsivad nad juba võimalusi lahkumiseks või lahkuvad riigist täielikult juba enne, kui Putin jõuab midagi sellist välja kuulutada. Seetõttu otsivad nad kohti Armeenias ja teistes Venemaa piiririikides. Just sellepärast läheb Putin nüüd müts pihus Põhja-Koreasse. Sest kui ta saab Põhja-Korea sõdureid, selle asemel, et värvata Vene omi, väldib ta sisepoliitilist vastureaktsiooni, mis tekiks siis, kui ta sunniks oma enda kodanikke surema. Vaadake seda luureinfot, mis tuleb otse Zelenskilt endalt. Venemaa tahab saada veel 30 000 sõdurit Põhja-Koreast. Alates juunist Venemaal Rosnefti piirkonnas on ettevalmistused nende vastuvõtmiseks juba käimas. Rosneft asub otse Ukraina piiri ääres, nii et see on piirkond, kus nad saavad vajadusel Ukrainasse siseneda. Põhja-Korea valmistub samuti andma Venemaale täiendavaid ballistiliste rakettide heiteseadmeid. See on oht mitte ainult Ukrainale. Venemaa aitab Põhja-Koreal õppida sõda pidama, täiustada oma relvi ja saada nende kasutamisel reaalseid lahingukogemusi. See kõik on oht kõigile Venemaal, kes asuvad Põhja-Korea rakettide ulatuses. Nüüd on see kindlasti midagi, millel hoiame lähitulevikus silma peal, sest kui Põhja-Korea sõdurid tõesti Venemaale tulevad, jälgib seda ka Lõuna-Korea ja loomulikult jälgib seda ka USA luure. Nii et kui sa pole veel tellinud, kindlasti vajuta allpool olevat tellimisnuppu, sest see aitab meid algoritmis. Ja loomulikult aitab see sul kursis olla uudistega, mida me avaldame. Nüüd läheb asi natuke huvitavamaks, sest hoolimata kõigest, mida Putin läbi elab, hoolimata kõigist probleemidest, millega ta silmitsi seisab, on väga tõenäoline, et ta saab need sõdurid, keda ta tahab, sest Venemaa on tohutu riik, 130 miljonit inimest. Ja lisaks sellele saab ta abi Põhja-Korealt. Ja Putin soovib tegelikult ainult, ütleme,
300 000 meest või võib-olla 500 000 meest. Nii et isegi kõigi nende rünnakutega, mida ukrainlased korraldavad, rääkis Zelenski sellest, kuidas Ukraina kavatseb tegutseda, kui Venemaa mobiliseerib. Kuulame seda lõiku. Vaata, Putin ei ole valmis seda sõda lõpetama, mul on luureandmed, ta valmistab ette mobilisatsiooni. Ta tahab seda teha pärast 21. septembri valimisi. Ta tahab oma riigis mobilisatsiooni suurendada. Mitte väga avalikult, sest ta kardab oma ühiskonda, kuid ta teeb seda oktoobri esimestel päevadel. Kui me ei tekita talle probleeme logistika, relvade, bensiini, diislikütusega ja kui meie partnerid ei kehtesta tema agressiooni vastu täielikke sanktsioone, kui ta siiski mobiliseerib, see tähendab potentsiaalselt väga palju sõdureid. See saab olema suur probleem Ukrainale, eks? See saab olema suur probleem, sest ta teeb seda. Ma arvan, et ta loodab mobiliseerida umbes 300 000 kuni 500 000. Nii et ma arvan, et tal ei ole raske mobiliseerida. Jah, need inimesed, tal tekivad sellega riigisisesed probleemid, sest tema ühiskond on, ma nägin küsitlusi, tema ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja suur protsent on sõja vastu, aga nad toetavad teda. Suurim probleem on see, et ta ei suuda neid kiiresti välja õpetada. See tähendab taas, et ta saadab lahinguväljale inimesi, kes ei ole hästi välja õpetatud ja enamasti nad ei saagi välja õpet. See tähendab palju kaotusi, aga see on tema otsustada, kas ta teeb seda või mitte. Nii et Ukraina strateegia on üsna lihtne ja nad juba viivad seda ellu. Rünnata Vene logistikat, rünnata kõike, mida Vene sõdurid rindel vajavad. Ja siin on näide kõigest, mida Ukraina on selle nimel viimastel päevadel teinud. 28. juulil tabasid Ukraina droonid Tšumeni naftarafineerimistehast. Sellel rafineerimistehasel oli võime töödelda 2,6 miljonit tonni bensiini ja naftat aastas. Ja nüüd on see rivist väljas. Me ei tea täpselt, kui kaua Venemaal selle parandamine aega võtab, aga kuni nad seda rafineerimistehast ei paranda, ei töödelda seal enam naftat. Nüüd, rääkides Venemaa rafineerimistehastest ja remondist, seisab Venemaa silmitsi väga ainulaadse probleemiga. Kuna Ukraina ründab nii paljusid rafineerimistehaseid, nad peavad nüüd välja mõtlema, kuhu oma ressursid kõigepealt suunata, sest neil ei ole piisavalt ressursse, et kõiki neid rafineerimistehaseid korraga parandada. Seega peavad nad otsustama, millised rafineerimistehased esmajärjekorras taastada. Ja kui mina neile nõu annaksin, mida ma muidugi ei tee, siis parandaksin kõigepealt need, mis asuvad Ukrainast õige kaugemal. Siis liigume edasi Wildberrisi juurde. Alles eile tabas Ukraina veel üht Wildberrisi logistikakeskust Rjazanis. See on 4. suurim ladu, mis Wildberrisil on, ja nüüd on see sisuliselt rivist väljas. Ühtegi sees olevat toodet ei saa päästa, mis on veel üks suur löök selle ettevõtte logistilisele võimekusele, kellest Venemaa tegelikult sõltub. Ja ma mõtlen, et ka Vene sõjavägi sõltub neist tegelikult. Nüüd, kõigi nende rünnakute tõttu näeme ka teise järgu mõjusid, mis hakkavad nüüd ilmnema igapäevases Vene elus. Venemaa kütusekriis on muutunud nii tõsiseks, et nüüd näeme märke sellest, kuidas olulistel Vene ettevõtetel, olulistel riigiettevõtetel ei ole enam kütusele ligipääsu. Heaks näiteks on Venemaa raudteed. See probleem on palju suurem kui paistab. Nagu te teate, on Venemaa suur riik ja nad sõltuvad tõesti rongidest, et viia asju ühest kohast teise. Rongid ei vea ainult inimesi, vaid ka kaupa ja kütusekriisi tõttu olen kindel, et ka sõjaväe logistikas tekivad probleemid. Tõsi küll, Venemaa sõjavägi saab alati esimesena kogu kütuse, millele Venemaa ligi pääseb, nii et on ebatõenäoline, et sõjavägi rindel kannataks, kuid siiski, kuna nemad saavad esimesena kütust, inimesed hakkavad kannatama, sest neil ei ole enam kütusele ligipääsu, mida nad soovivad. Ja see tekitab veelgi rohkem rahulolematust selle sõjalise erioperatsiooni vastu. Tegelikult näeme me juba selle märke. Venelased filmivad end nüüd öeldes, et neid ei huvita see sõjaline erioperatsioon. Neid huvitab ainult see, et nad saaksid rahus elada ja rahus magada. Nad tahavad end turvaliselt tunda. Nad tahavad tagasi elu juurde, mis oli enne selle sõja algust. Kuulake. Kallid Rostov-Doni ääres linna ja piirkonna võimud, kas te võiksite mulle öelda, kas meie droonide hoiatussüsteem hakkab kunagi tööle? Või arvate te tõesti, et inimesed istuvad kell 2 öösel telefoni kõrval oodates sõnumit ja mõeldes, kas see tuleb või mitte? Hästi, Smotsoonis toimub kaos. Seal on täielik segadus. Kas te ei suuda siin hoiatussüsteemi üles seada? Tsiviilisikud magavad rahulikult ja ärkavad siis plahvatuste peale. Kus on meie hädaolukorra teavitused? Kus need on? Ma elan Rostovi oblasti Mjašnikovski rajoonis. Siin on lähedal sõjaväeosa ja hoiatussüsteem käivitub iga päev umbes kell
7.40. see käivitub 3 korda, nii et süsteem ilmselgelt töötab. Aga kui asi puudutab tsiviilisikute kaitset, siis millegipärast see meie jaoks ei tööta. Meil pole isegi korralikke pommivarjandeid. Ja need, mis olemas on lukus. Võib-olla on aeg sellega midagi ette võtta. Ma palun teid, pöörake sellele probleemile tähelepanu. Paljud inimesed kannatavad selle tõttu juba praegu. Nüüd tahan ma rääkida millestki huvitavast, mis toimub eriti seoses Ukraina poolt korraldatud Wildberry laole suunatud rünnakutega. Paljud venelased, keda need streigid mõjutavad, ehk siis venelased, kes kannatavad nende kaotuste tõttu või sellepärast, et nad ei saa midagi internetist tellida, arva ära, nad süüdistavad Venemaad. Nad ei süüdista Ukrainat, kuigi just Ukraina korraldab neid rünnakuid. Nad süüdistavad Venemaad. Ja selle põhjuseks on tegelikult midagi, mille peale sa ei pruugi olla tulnud. See tuleb ühe Vene sõjablogija käest, kes on olukorda analüüsinud. See on avaldus Vene sõjablogijalt nimega Igor Dmitri ja ta ütleb, Vene juhtkond lõi selle olukorra ise, kui nad jätsid elanikkonna täielikult kõrvale, mitte ainult otsuste tegemisest, vaid ka reaalsest pildist sellest, mis toimub. Nüüd peavad nemad kogu negatiivsuse enda kanda võtma ja Ukraina on olukorrast selgelt aru saanud. Põhjus, miks ta ütleb, et kõik süüdistavad Vene juhtkonda, mitte Ukrainat, on see, et kogu selle aja on Vene juhtkond varjanud halbu uudiseid Vene avalikkuse eest. Ja lisaks sellele, nad on sisuliselt Vene avalikkusele valetanud. Ja mõnikord saab avalikkus tõe teada. Ja selle tõttu, kui Vene avalikkus nüüd midagi negatiivset näeb, isegi kui selle põhjustajaks on Ukraina, nad süüdistavad juhtkonda, sest nad ei tea, kes räägib tõtt. Nad teavad, et juhtkond valetab. Nii et nad lihtsalt eeldavad, et negatiivsus on Vene juhtkonna süü. Olen kindel, et Putin on selle üle väga õnnelik. Tema 3-päevane sõjaline erioperatsioon läheb väga hästi. Nüüd tahan ma suunata meie tähelepanu mõnele rahuldust pakkuvale klipile. Meil on Vene propagandistid, kes lihtsalt kaotavad otse-eetris mõistuse kõige selle pärast, mis Venemaa vastu toimub. Enne kui ma seda klippi näitan, ja uskuge mind, see on tõesti hea klipp. Las ma annan teile natuke tausta. Nii et alles eile hilise senaatori Lindsey Grahami jaoks hääletas USA senat Lindsey Grahami Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu edasiliikumise poolt. 86 senaatorit oli poolt ja vaid 12 vastu. Ameerika Ühendriikides on see ilmselt nii lähedal kaheparteilisusele kui üldse võimalik. See on päris hea. President Volodymyr Zelenski oli tegelikult hääletuse ajal saalis kohal. Seadusandlus võimaldab nüüd president Donald Trumpil kehtestada kuni 100% tariife Venemaa nafta ja gaasi suurtele ostjatele ning kehtestab uued piirangud Venemaa varilaevastikule. See on miski, mida Venemaa on väga pikka aega kartnud, sest iga kord, kui tundus, et see eelnõu võidakse vastu võtta, teesklesid nad, et peavad Ukraina või Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi, lootuses, et eelnõu siiski vastu ei võeta. Aga nüüd on see lõpuks vastu võetud. Ma arvan, et see on läbinud esindajate koja ja senati. Nii et kindlasti head uudised Ukrainale, kuid Venemaa ei ole selle üle eriti õnnelik. Kuulake ise. Bideni sõda, nagu seda varem nimetati, on nüüd Trumpi sõda. Kuulake, te ütlete, et peame hoolikalt vaatama vastu võetud seaduse nüansse, kuidas seda vastu võetakse, seda, mida pole veel vastu võetud, arutelusid selle seaduse üle. Teil on õigus. USA senat on menetluslikult heaks kiitnud sanktsioonide seaduseelnõu edasise arutamise. Aga me peame üldiselt aru saama, mis vahet see meile teeb, kas see on menetluslik või mitte. See on de facto. See on Trumpi loogika jätk. Tema oli president, kes tol ajal kehtestas Venemaa vastu kõige karmimad sanktsioonid. See tähendab, et de facto on tegemist seadusega diplomaatiliste suhete katkestamise kohta, millele me peame vastama täieliku lahkumisega dollaritsoonist. See tähendab, et siis peame ütlema, et kõik enam dollareid ei ole. Lahkume dollaritsoonist. Me ei ole ainsad, kes reageerivad. Nii see lõpebki. See punane nupp on tema käes. Jah, nad annavad talle selle punase nupu, aga kas ta seda vajutab või mitte, selle üle mõtleb ta veel 10 korda. Sest kes on muide Vene nafta ostja? Tegelikult Hiina. See on jälle teise tempoga tegutsemine. Ja nüüd peaksime meie palvetama, et tema seda ei vajutaks või? Las nemad palvetavad, et meie oma punast nuppu ei vajutaks, et nad kõik tuumapõrgusse ei läheks. Nad on täiesti aru kaotanud. Nad on otsustanud, et võivad nii jultunud käituda. Ja meie peame vastu võtma seadused, konfiskeerima täielikult kõik, mis siin ameeriklastele kuulub. Täielikult kõik konfiskeerida. Kõik ettevõtted. Ütleme, et vastuseks sellele, kui seadus vastu võetakse, katkestame täielikult kõik suhted. Majanduslikud, diplomaatilised, saadame suursaadikud põrgu. Sulgeme saatkonnad, saadame nende inimesed välja. Kõik aitab. See on minu arvamus. Me peame tegutsema äärmiselt karmilt. Ja millised on alternatiivid? Oota, kuni nad õpivad hingama läbi õhukese toru, samal ajal kui nad pigistavad su kõri ja sina lihtsalt vaikselt jätkad. Kõik on korras. Kõik on korras. Kas see on okei? Nüüd, see frustratsioon Vene televisioonis näib olevat koordineeritud vastus, sest seda ei ütle ainult üks saade. Tundub, et kogu Vene riigimeedia näitab sama frustratsiooni. Nii et võib-olla on nad tõesti vihased või on see midagi, millele Kreml ise on heakskiidu andnud. Siin on Vene ajalehed, mis ütlevad täpselt sama asja, lihtsalt teises toonis. Kuulake. Jällegi, tänastes Vene ajalehtedes tuleb väga selgelt esile Venemaa frustratsioon.
Venemaa pettumus. Et Trumpi administratsioon ei ole survestanud Ukrainat ega ole suutnud survestada Ukrainat Venemaale soodsate rahutingimustega nõustuma. Ja et niinimetatud Anchorage'i vaim, mis väidetavalt tekkis Trumpi ja Putini Alaska tippkohtumisel eelmisel aastal, on peaaegu täielikult haihtunud. Pane tähele, et ainult Vene ametnikud, mitte ameeriklased, rääkisid Anchorage'i vaimust. Aga siiski. Novaja Gazeta küsib tänases juhtkirjas, kas Anchorage'ile on alternatiivi. Siin on välja toodud see, mida Moskva Donald Trumpilt ootas. Nende loogika oli ja on siiani, et tuleb leida jõud, mis sunniks Volodõmõr Zelenski kaotust tunnistama. Aktsepteerima olukorda koha peal, loobuma territoriaalsetest nõuetest ja panema selle dokumenti. Trump tundus olevat selline jõud. See oli Anchorage'i vaim. Nüüd, Trumpi jaoks pole kõik nii mustvalge või ei ole Ukraina küsimus lihtsalt prioriteet. On ebatõenäoline, et Moskva muudab oma lähenemist. Teisisõnu, Kreml soovib endiselt, et keegi avaldaks Kiievile survet, aga kes saab selleks surve ja veenmise jõuks? Trumpi järglane 2 aasta pärast. Seda on liiga kaua oodata. Ja USA valimiste tulemust on liiga raske ennustada. Euroopa. See keeldus Moskva muresid arvesse võtmas nii individuaalselt kui ka kollektiivselt juba enne 2022. aastat. Aga mis veelgi olulisem, tunnistatakse ka seda, et Moskva on tugeva surve all oma lähimate liitlaste poolt. Me kuuleme, mida nii Lukašenka Valgevenes kui ka Tokajev Kasahstanis ütlevad. Nii ei olnud see aasta tagasi. See tähendab, et midagi on muutunud. Vene võimude ülesanne on proovida aru saada, mis täpselt on muutunud ja leida sellele adekvaatne vastus. Nüüd on selle klipi lõpus üks huvitav detail, mis seostub millegagi, millest me rääkisime eelmises videos. Mäletate, kui Putin istus Kasahstani presidendi kõrval ja Kasahstani president Tokajev ütles Putinile avalikult näkku, et kuule, sa pead selle sõja lõpetama. Oli näha, et Putin ei oodanud seda ja tal oli väga ebamugav. Võib-olla oli ta isegi vihane. Teate, ta ei olnud rahul, et talle loeb moraali endine Nõukogude Liidu riik, samal ajal kui ta istub presidendi kõrval. Nüüd spekuleerivad paljud Venemaa eksperdid, et see ei ole sõnum Kasahstanilt, vaid pigem Hiinalt endalt. Teooria kohaselt oli see sõnum koordineeritud või isegi Hiina juhi Xi Jinpingi poolt tellitud. Ja Xi Jinping kiitis selle heaks ja siis edastas selle Kasahstani president tema nimel. Muidugi on see spekulatsioon. Meil ei ole selle kohta tõendeid, kuid see langeb kokku sellega, mida ka Venemaa meedia ise praegu ütleb. Nad arutavad avalikult, et midagi on muutunud. Ja just sellepärast pöörduvad Venemaa liitlased Putini vastu. Ja Putin peab välja selgitama, mis on muutunud. Nüüd, tead mis? Mul on tegelikult üks näide. Mul on väga huvitav klipp rindelt, mida endine mereväe eriüksuslane Chuck Farr kohe analüüsib. Aga enne seda üks oluline teade ja siis läheme edasi meie rindereportaažiga. Üks asi, mis mulle YouTube'i juures kunagi pole meeldinud, on see, kui loojad ütlevad, palun toetage kanalit, aga nad ei anna tegelikult midagi vastu. Ma olen ise seda teinud, nii et ma tean, et see on vale. Ja ma olen alati tundnud, et see on tagurpidi. Just sellepärast me lõimegi Basics Insideri. Kui sa liitud liikmeks, siis sa ei toeta ainult oma kanalit, vaid saad ka tegelikult midagi väärtuslikku vastu. Iga päev laadime üles eksklusiivseid videoid, mida siin YouTube'is ei näe, sest ausalt öeldes me lihtsalt ei saa neid siia postitada. Me läheme käsitletavates lugudes palju sügavamale. Me kulutame rohkem aega detailidele, mis nendesse videotesse ei mahu. Ja muidugi ka detailidele, mis algoritmile ei meeldi. Ja lisaks sellele toome kohale kogenud sõjaveterane nagu Chuck Farr, kes analüüsivad rindevideoid, selgitavad, mis tegelikult toimub ja eristavad fakte propagandast. Üks suurimaid eeliseid, mis meil Basics Insideris on, seisneb selles, et me ei pea tegelikult algoritmi pärast muretsema, sest me ei sõltu reklaamitulust, seega ei pea me muretsema selle pärast, kas algoritm meie sisu esile tõstab. Me saame kajastada lugusid, mida me muidu ei kajastaks, sest meid ei huvita reklaamijad. Lisaks sellele pakume ka tsenseerimata ja põhjalikumat kajastust neile, kes tahavad neist konfliktidest aru saada rohkem kui vaid pealkirjade põhjal. Ja loomulikult ei varjama, et sinu liikmelisus aitab meid samuti. Tegelikkus on see, et YouTube'i algoritm muutub pidevalt. Reklaamitulu kõigub üles-alla ning videoid soovitatakse ühel päeval, kuid need kaovad järgmisel. Seega liikmete kogukonna loomine tähendab, et saame jätkata sõltumatu kajastuse tootmist ilma täielikult algoritmist sõltumata. Kui sind huvitab põhjalikum analüüs ja tahad aidata meil selle tööd jätkata, siis klõpsa allpool olevale liitu nupule või külasta basicsinsider.com-i. Muide, kui te kasutate YouTube'i rakendust oma iPhone'is või Androidis, hind on seal kõrgem.
sest App Store võtab oma tasu. Kui sa ei taha seda hinda maksta, siis võid minna meie kanalile veebibrauseris oma telefonis. Või arvutis. Meil oleks väga hea meel, kui sa liituksid ja suur tänu sulle toetuse eest. Ja nüüd lähme tagasi meie video juurde. See on taas Early Warist. Uudiste reporter, kes üritab filmida Vene tanki. Ma mäletan seda. Oluline ohutusnõuanne. Kui sa kunagi seda näed, oled sina sihtmärk. Selgi? Sa näed kogu asja. Olgu. Kui sa näed auku ja see mees jäi ellu Jumala armust, nad eksisid vaid umbes 25 sentimeetriga. See tabas hoone nurka. Siis teeb ta midagi uskumatult rumalat. Ma lähen uuesti akna juurde. Aga siin sai ta natuke targemaks. Tead, ära kunagi mine akna juurde. Alati hoia eemale. Ära kunagi tõuse püsti. Ära tee seda siin. Nüüd ma panen pea välja. Ma ei tea, kas see mees on ikka veel sõjakorrespondent. Aga üks põhjus, miks mina siin olen, on see, et ma ei tee selliseid asju. Ja, eriti arvan ma, et ajakirjanikud surevad mõlemal poolel, aga venelased tapavad palju rohkem. Absoluutselt. Vaata, me olime sihtmärgid. Me liikusime ringi sõidukiga, mida ma täpselt ei kirjelda, aga see oli täiesti silmapaistmatu. Ja meil oli elektroonilise sõjapidamise varustus. Tead küll, droonisegajad, aga me otsustasime neid mitte kasutada, sest kui sa sõidad ringi sõidukiga, millel on palju antenne, siis inimesed arvavad, et sa oled tähtis. Jaa. Õige. Nii et me näeme välja nagu, tead küll, Beverly Hillbillies ja see töötab. See ongi üllatav, et Zelenski on tegelikult mitu korda rindele läinud. No tõesti on küll. Ta oli Bahmutis, ta oli Kupjanskis. Ma mõtlen, vaata, mees, mina ei laseks presidendil sinna minna. Tal julgust juba jagub. Lihtsalt, ja tead, kas sa arvad, et Putin on kunagi Ukrainasse jala pannud? Nad väidavad, et ta on seda teinud, aga see on, tead küll, täielik jama. Olgu järgmine. Ma tean, sest me pole hiljuti ühtegi reaktsiooni teinud. Kõik on seda näinud, aga ma tahtsin sinu reaktsiooni. Ja, see, mida sa seal näed, on raketi aururada. Okei, siin lendab mööda 2 raketti. Mulle lihtsalt meeldib see. Vene kosmoseprogramm, Houston, Moskva, meil on start. Okei, nii et esimene aururada, mida sa nägid, see oli maa-õhk tüüpi rakett. Nüüd, see on ainult minu oletus. Ma arvan, et see võis olla radariga juhitav rakett. Olgu, seal on droon, millest see mööda läks. Aga üks probleemidest, mis praegu toimub, on see, et iga õhutõrjesüsteem Moskvas lülitab praegu sisse oma sihtimisradarid. Nii et see esimene rakett läks tõenäoliselt üles radarilukuga, aga ma ei saa garanteerida, et see oli radari juhitav rakett. Aga see läks täitsa lolliks, eks? See ei saanud kõrval asuvale sihtmärgile lukku. Aga nüüd, mis juhtus selle teisega? See oli kindlasti manpads. See tähendab, et tegemist on kaasaskantava õhutõrjesüsteemiga. Mitte kõik neist maailmas ei ole sellised, aga 90% neist on infrapuna juhitavad. Nii et see mees üritas lukku saada võib-olla samale droonile, mis tõenäoliselt oli tema haarde ulatusest väljas. Aga kui ta selle asja välja lasi, see läks üles. See pidi prioriteediks seadma, milliseid soojusallikaid ma näen. Ja see liikus vasakule. See on kuum. Ja see juhtus olema põlev rafineerimistehas. Nii et see rakett tabas tegelikult seda kütust. Nafta hoidla ala. Ja see oligi see, mis lõi sihtmärgi kaane pealt ära. See oli Venemaa teadlik eesmärk. Jah, hullumeelne ja nii suur ka veel. See läheb kindlasti ajalukku. Jah, see on meem. Täpselt nii. Sama rünnak. Lihtsalt vaade on rohkem välja suumitud. Okei, see on 15 kilomeetri raadiuses punase väljakust. See on Moskva Kagunurgas. Miili. Olgu, räägime Vene õhutõrje prioriteetidest. Moskvas elab 20 miljonit inimest. Suuremas Moskva piirkonnas on 64 õhutõrjerakettide kompleksi. Brian Skeet kaitseb 28 raketitõrjekompleksi, mis on Putini põhjapoolne suvemaja ja tema Krimmi saun. Nii et 1/3 Moskvat kaitsvast õhutõrjest on ümber suunatud ja saadetud tema palede kaitseks. See ongi see, mida saad teha, kui juhid diktatuuri. Ja vaata tulemust siin. See on Moskva. Ma üritan aru saada, mis siin toimub. Tundub, et nad on miini otsa sõitnud. Üks sõidukitest on rivist väljas. Nii et sa oled seal suitsu jäljes.